Vabal ajal võtan vähe chillimat. Respekt. Pange vähemalt see must kinni. Saku, Eesti suusatiimi fänn. Kui kogu maailma internet raamatuteks trükkida, saaks neist riiuli, mis ulatuks 5 korda maalt Plutoni. Seda liigutavate elektronide mass on kõigest 56 grammi. Kõu toob kõik selle mängleva kergusega sinuni. Ükskõik kus kohas Eestimaal sa ka ei viibiks. Netiseadme üle Eesti leviva interneti ja sülearvuti saad vaid 498 krooni eest kuus. Liitu lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. On nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. On nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Suusalumi sadas õhtust hommikuni, sadas kinni suusaraja, uus on sisse sõita vaja. Ära sina sõida, surra murra, ära suuski ära murra, surra murra sõidab käru, kuid et see tukkale säru. Sama lõbus nagu äsja kuuldud laul oli ka võistlus Tour de suusahullud, mis leidis aset paralleelselt profisportlaste seas maineka võistlusega Tour de Ski. Kui Eesti A-koondislast Kein Einastet Tour de Ski starti ei lubatud, siis osales Kein siiski tuuril, sedapuhku just nimelt Tour de suusahullud võistluse 3. etapil, milleks ligi 3-tunnine matk suuskadel Kääriku öises metsas. Kokku koosnes aga Tour de suusahullud 4 etapist. Esimene etapp vabatehnika proloog, distantsil pikkust umbes 1 kilomeeter, järgmisel päeval 9 kilomeetrit klassikat, seejärel 1. jaanuaril öine matk Kääriku metsas ja lõpetuseks veel finaaletapp 5 kilomeetrit vabatehnikas koos mäkketõusuga. No nii, minu stardini ei ole palju jäänud, minu stardinumber on 58, praegu startis number 49 ja ma nägin, et Jaak Teppar on juba kohal ja üks mees on siin muide päris ühe käega sõitmas, et üks suusakäpsist, üks käis endal kipsis. Tõelised suusahullud on siia Tour de suusahullud võistlusele kokku kogunenud. Kui saatejuht startis vahetult Priit Pulleritsu ees, siis on vast esimeses saates paslik võrrelda pisut ka osalejate startimised suusatehnikat. Kui Pullerits ja Teppan teevad alguses siin paar kiiremat stardiliigutust, siis aeglustusega on selgelt näha, et Pulleritsu samm on kõige lühem, Teppani ja saatejuhi oma oluliselt jõulisem. Kuna Priit Pullerits 1 kilomeetri vabatehnika proloogil kukkus, siis tema aeg jäi oodatust tagasihoidlikumaks. Eesti meistrivõistluste sprindis 12. koha saanud Kristjan Oolo võitis proloogi ülekaalukalt ajaga 1.58, Jaak Teppan ja Andres Juursalu said võrdse aja 2.09 ning saatejuht ajaga 2.21.4 ning Pullerits alles 19. ajaga 2.49. Pole paha, Priit Pullerits on alles rajal.
1 kilomeeter võtab ikka läbi küll. Pullerist näed nüüd lõpuks tuleb sealt kaugelt ja tema järel kohe Vahur Teppan. Otse Eesti meistrivõistlustelt on siia kohal tulnud ja peab tunnistab, et ta saab Priit Pullerituga koos finišeerida, nii et väga lahe võistlus. Võtad sa tervest tuurist osa või ainult täna? Ma arvan, et homme ka kindlasti tahan sõita ja uuel aastal vaatab, mis need treeningud teevad. Nii et parim treening on võistlus? No seda kindlasti, nii nad räägivad. Kuidas endal vorm on üldse, et võib oota sinult kõvasid tegusid 2011. aastal? Defineeri kõva tegu ja ma vastan su küsimusele täpsemalt. 10 hulka maailmakärg etapil. Eesmärk on. Väga hea, teeme ära. Suusa hull selle sõna parimas võtmes. Kompenseerida jah, tegelikult oli ikka nagu mage värk. Et springivõistlusel kukkuda ja vist tõenäoliselt ma olin ainus, kes kukkus. Kurat, mina olen selle raja nagu, sisuliselt nagu sisse sõitnud siin üldse aastaid. Ma olen siin sõitnud vist rohkem kui enamik Tartu inimesi kokku ja enamik neid, kel number seljas on ka. Ja siis sa tuled siia, sisuliselt koduhoovi, kes otsustad, et ma viskan rajale kõhuni maha. No nii, ja number 66 on mul siis number nüüd selga antud ja kui eile oli 1 kilomeeter vabatehnika sprinti, siis täna väljas on -14 hetkel. 9 kilomeetrit klassikat ootab mind ees. Minu selja taga stardib siis eelmise päeva tulemuste põhjal Jaak Teppan isiklikult, nii et plaan on võtta siis temale tuulde ja sõita temaga koos see rada läbi. Mis sest välja tuleb, eks näha. Igal juhul Tour de Suusa hullud jätkub ja lõpeb kogu see tuur siis 4. jaanuaril nii-öelda siis mäkke ronimisega nagu ka Tour de Ski. Naised läbisid teisel etapil siis 4,5 kilomeetrit klassikas. Marika Gustavus läbis selle ajaga 15,06 ja sai esikoha, Annik Inno teine ja Kadri Limberg 3. Meestest näitas tõelist taset Vahur Teppan, kes 9 kilomeetrit klassikas läbis ajaga 23,40. Teine Jaak Teppan, 3. Andres Juursalu ja saatejuht 4. Priit Pullerits sai siin 9. koha ning 9 kilomeetrit läbis ta ajaga 29,51. Tour de Suusa hullud võistluste protokollid on saadaval aadressilt www.suusahullud.ee. 1. jaanuari öösel ootas aga suusahulle tõeline katsumus, milleks siis öine retk Kääriku metsas. Teiste hulgas olid kohal ka Eesti koondislased Kein Einaste ja Vahur Teppan. On siis 1. jaanuari õhtu, hommikune trenn läks libedalt, uisutehnika on selge ja nüüd läheme siis õhtul hämaras klassikatehnikat õppima ja ka muud kõike ägedat tegema. Nii et trenni tempot juhatavad täna meil siis tippsuusatajad Vahur Teppan ja ma ei tea, kas me Keini üldse laseme rajale. Pärast on soe saun, loodetavasti snäkid on kõigil kaasas. Lõkke vist pannakse ka juba ennem põlema, nii et Harimäel oodatakse meid. Ja liigume Kekkose rada pidi. Tuld! Tuld! Kokkuvõttes siis esikoht Andres Juursalule, teine Jaak Teppan ja 3. Revo Raudjärv, kuid kuna Teppan ja Raudjärv osalesid väljaspool arvestust, siis lisaks Juursalule mahtusid pjedestaalile veel Kalev Vunk ja Ergo Rastas. Pullerits otsustas peale teist etappi tuuri pooleli jätta.
Koostöös Sportinfoga jagame igas suusahullude saates ka operatiivset maratoni infot. Sportinfo.ee andmetel on 27. Viru maratonile, mis toimub 30. jaanuaril 2011, registreerijaid kokku 328, sealhulgas pikale distantsile 295 ja lühikesele 33. Mehi on registreerunud 294 ja naisi vaid 34. Sarja järgmine maraton sõidetakse nädal hiljem, kui 6. veebruaril toimub 14. Tammsalu Neeruti maraton. Tänase seisuga on maratonile registreerunud 227 suusatajat. Lähim võimalus oma suusavormi proovimiseks või suurepäraseks treeninguks on aga juba eeloleval nädalavahetusel Viljandimaal Holsterpollis toimuv Sakala suusamaraton, mis pärast pikki aastaid taas tänu lumerohkele talvele ellu äratatud. Suur suusapidu 40. Tartu maraton kogub aga tuure. Kuigi maratonini on jäänud veel koguni 40 päeva, on tänaseks kõik 6000 pikale distantsile mõeldud stardikohta välja müüdud. Samas on veel võimalik registreerida lühemale 31 kilomeetri distantsile. Täpsem info maratonide kohta www.sportinfo.ee. Turutse väikses äras, võistlejate käras, võistlus lootamas on reen. Suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Meil on nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Otepääl aset leidnud Eesti meistrivõistlused suusahüpetes algasid väga võimsa hüppega, kui Kaarel Nurmsalu hüppas Tehvandi K90 mäel uue talvise mäerekordi 99,5 meetrit. Teises voorus mõõdeti Nurmsalu hüppe pikkuseks 96 meetrit ning 254 punktiga krooniti kahevõistleja Nurmsaluga Eesti meistriks suusahüpetes. Kõva konkurentsi pakkus Nurmsalule noor 14-aastane talent Kristjan Ilves, kes võitis hõbemedali 95-meetrise ning 85,5 meetrise suusahüppega. Kolmas koht läks 85,5 ja 90-meetrise hüppega Võru spordiklubi esindavale Martin Õmmele. Võistluse üks favoriite Illimar Pärn kukkus esimeses hüppevoorus ja pidi võistluse pooleli jätma. Siin tema õnnetu kukkumine. Õnneks ei osutunud kukkumine ja saadud vigastus väga tõsiseks ning Illimar Pärna loodame näha peagi taas võistlustules. Nii riputati suusahüpete esimene meistrikuld 2011. aastal kaela Kaarel Nurmsalule. Esimene hüppe mul õnneks tuulega vedas ja teine hüppe siis oli tuul vähe kehvem, aga hüppe oli jälle parem ja võib võistlusega täitsa rahul olla. No endal sul on tegelikult tervis mitte päris korras võib nii-öelda? Ja, et nädal aega pole absoluutselt mitte mingit treeni teinud, et olin siin ikka väga kõrges palavikus ja hüppe poole pealt just see jäigi puudu, mis nagu oleks võinud neid hüppeid veel pikemaks teha, et jalg oli suhteliselt väsinud ja raske oli hüpata, et ei jõudnud väga nagu sellest hoovõtu asendist, mis mul on, ei jõudnud väga välja tulla. No samas ikkagi Eesti meistritiitel eesmärk sai täidetud, olgugi, et kahevõistluses sa nüüd starti minna ei saa, et palavikuga ei ole mõtet riskida. Jah, Eesti meistritiitel on ikka jälle hea olla omal maal parim. Nüüd seekord siis suusahüpetes, aga kahevõistluses jah, starti ei lähe. Ega ma nagu väga pettunud ei ole selle pärast, et see on jälle
jälle võib-olla on hea, et niisugune puhkus ja võistluspaus on vähe pikem, et nüüd siin jaanuarikuus tuleb vähe rohkem võistlusi, jälle siin jaanuari alguses ja keskel ja siis on kerge puhkus ja laadimine juunioride MM-iks ja siis on vaja juba see mäerekord uuesti üle hüpata. Juunioride maailmameistrivõistlused Otepääl, ütle, millise eesmärgiga sinna lähed, milline on see unistuste koht, mida võiksime siis ka televaatajatega loota sinult? No kindlasti medal, et siin ei ole mõtet absoluutselt mitte millestki muust väiksemast rääkida, sest see saab raske olema, kuna maailmakarikas on praegu keerelnud nii umbes 5 minu vanust keskmiselt ja nende seas ma olen olnud tavaliselt olengi olnud seal 3. piirimail, aga ka B-grupis on tugevaid noori, et siin saab huvitav olema. Tõeliselt põnevaks kujunes aga kahevõistluse Eesti meistrivõistluste etapp, kus pikima hüppe tegi oodatult Aldo Leetoja. Hüppe pikkus 92 meetrit, andis 117 punkti. Karl-August Tiirma hüppas 91,5 meetrit, kuid stiilipunktid olid paremad ning mõlemad mehed said kirja sama punktisumma ja koos startida murdmaarajale. Kolmandana lõpetas hüppevooru Hann-Hendrik Piho, kes hüppas 90,5 meetrit ning sai seega õiguse murdmaarajale startida Leetojast ja Tiirmast vaid 12 sekundit hiljem. Murdmaarajal näitasid oma head minekut vennad Kail ja Hann-Hendrik Piho. Favoriidiks tõusiski hüpete järel Kail Piho, kes startis 5. ja vaid 18 sekundit liidritest hiljem. Kiirelt püüdis ta kinni Karl-August Tiirma ning viimase ringi eel tegi Piho ka oodatud äramineku ning finišeerida sai ta juba uhkes üksinduses. Kail Piho sõitis murdmaarajal välja ka päeva kiireim aja 28.14. Tiirma finišeeris teisena ning päeva kiiruselt teise aja välja sõitnud Hann-Hendrik Piho saavutas kokkuvõttes 3. koha. Viimase ringi algus oli siis see, kus lõpuks eest ära läksid. Kuidas on, kas jõudu jäi veel üle või andsid endast täna maksimumi? No see, et Karlilt eest ära sai, see andis nii palju positiivset emotsiooni, et jõud oli lõpus ka. Ma vaatasin ka, et lõpus oli veel spurt, olgu, et olid juba teada, et võidad. Et kas sa võtsid seda nagu ettevalmistuseks Jungade MM-iks, et juhul kui? Kindlasti kogu aeg peab harjutama, et tavaliselt mul see lõpp ongi nõrk, et pean kõik varem ära tegema. Aga täna oleks võib-olla saanud lõpus ka teistele vastu, kui oleks lõpu peale jäänud. No, kui suusahüpetest rääkida, siis ega suhteliselt ebastabiilne on see suusahüpe, aga samas see kõige tähtsam hüpe täna tuli hästi välja. Jah, et psüühiliselt natukene võib-olla kõrben ära, et hakkan liiga palju üleliigseid asju mõtlema, et viimasel hüppel nagu lasin pea tühjaks, lasin vabaks ja sealt see tuli, et tavaliselt mul on ka, et ma ühe hüppe ikkagi suudan ilusti ära keskenduda, et täna tuli jälle niimoodi, et tegin selle otsustava hüppe ära. No milliseid ootusi võiks siis seada, arvestades juunioride maailmameistrivõistlusi? Treener tahab meilt ikkagi medaleid. Ise nagu nii kindel ei ole, et olen 3 aastat juba käinud ja kogu aeg olen seal 20 piirimail, et muidugi tunnen, et olen füüsiliselt võimekam, aga ei ole veel seda tulemust tulnud, et äkki see aasta tuleb, ei tea. Edu jõudu selle! Lisaks suusahulludele on tekkinud Tartusse veel üks tugev harrastajate punt, mis valmistub aktiivselt Tartu maratoniks. Tegemist Saint-Gobain Glass Estonia äriüksuste treeninggrupiga, mis treenib kogenud suusatreeneri Kerstin Marguse näpunäidete järgi. Saint-Gobain Glass Eesti võitis mäletatavasti eelmisel aastal ka parima nelikürituse läbinud firma tiitli ning kahtlemata on tegemist Eesti ühe sportlikuima ettevõttega. Veel vana aasta numbri sees viis Tartu suusaklubi peatreener läbi videotreeningu, mis tänapäeval ülioluliseks osaks suusatreeningutel. Pooled suusate asend on ikka selline, mitte selline, et mu selg on. Sul on võib-olla, mulle tundub natuke nõgus selg ka, mis ilma järgi vaadata. See tähendab selline iluvõimleja. Suusatajal peab olema kassi selg.
videoanalüüsipõhine treening, see on päris hea harrastajatele ennekõike. Et soovitan seda kõigile, et ega ise ennast väga hästi suusarajal ei suuda näha ja kui pärast asjatundja videopõhiselt näitab vigu, mida sa oled teinud, siis on väga hea ja oskad seda likvideerida. Idee tekkis sellest, et kuna ma ise armastan väga suusatada ja püüdsin aidata Saint Gobain firmas suusatamist propageerida ja hakkasin korraldama ühistreeninguid korra nädalas ja valmistume Tartu suusamaratoniks kõik koos. Et püüame teineteist täiendada ja jagada igasuguseid erinevaid näpunäiteid ja nõuandeid. Käesoleval päeval püüdsin kaasata ka Tartu suusaklubi peatreenerid meie treeningutesse, et tõsta kvaliteeti ja tänane päev näitas, et päev oli igati korda. On nime hea, suusad alla, see on mäe peal, libised ja tõusul peal. No nii, oleme jõudnud siis suusahullude saatega siia Tartu laululava ruumidesse, kus siis tegutseb suusavennad, selline huvitav projekt. Mehed, ostsin omale uued suusad ja pean tunnistama, et ma ei ole nendega absoluutselt rahul. Ma arvan, et üks 300 kilomeetrit, 400 kilomeetrit olen sõitnud nendega, aga eile näiteks sõitsin ainult 20-30 minutit ja tõmbab halliks. Oskate võib-olla öelda, et milles võiks see probleem olla, et miks ta nii ruttu hallistab? No eeldades, et poes olid professionaalsed töötajad ja soovitasid teile õige pikkuse ja kaaluga suuska teile nii-öelda sobivat, siis esmalt tuleks teha suusa nii-öelda sisse töötlemiseks hooldus. Et kui seda poes just teile ei soovitatud, siis mõistlik oleks igal juhul see ära teha, kas ise või siis tuua meie kätte näiteks. Selleks on olemas kohe spetsiaalsed parafinid ja õlid, mis siis nii-öelda üle jäetakse seisma, et suusapõhi omastaks selle paremini ja hiljem on ka siis palju parem selle suusaga töötada. On olemas Rexi õli ja pehme parafin, mida me siis hakkame nüüd järgnevalt peale kandma. Jah, et vahel ütleks veel paari sõnaga, et mida nagu üldse selliseks suusa töötlemiseks vajaminevaid vahendeid kasutada. Et ongi siis kaabid, millega eemaldada see üleliigne parafin, kui ta on alla sulatatud. Siis võiks olla messingari, nailonari ja loomulikult ka triikraud. Ma tunnistan, mulle jäi kohe silma siin akutrell, et sellist riistapuud ma ei ole varem suusahoolduse juures näinud, et kasutatakse. Et jah, et see nüüd hõlbustab väga palju seda kõige suuremat harjamist, et need harjad, mis siin peal on, et pöörlevad ja neid nimetatakse rotoharjadeks. Et sellega saab siis selle töö lihtsamini ära teha. Et siia ei ole vaja kõvasti peale suruda, lihtsalt trelliga üle lasta mõned korrad ja ongi valmis. Aga tavainimesel seda harrastussuutel seda vast vaja ei ole, et piisab tavalisest harjast. Rex teeb jälle väga häid harju. Neid saab siis Nevene spordist, kes ei tea. Jah, et mis seal ikka hakkam pihta siis. Et tavaliselt on niimoodi, et see suusk hakkab halliks minema ütleme siit kanna osast, et siin on selle suusal kõige suurem koormus. Et siit on ka näha, et siin hallid jutid jooksevad. Et selle jaoks... Ma vastan, et on siin kuskil. Jah, et ütleme, et kandid ka, tavaliselt sisemine kant, uisu suusa juures. Et siis alustame selle esmase hooldusega. Et kanname alla õli. Seda ei ole nüüd vaja siia mingi hullu moodi ujutada. Et põhiline, et ta kataks ühtlaselt selle suusapinna ära. Ja laiali võib täitsa ajada sõrmega. Mis see õli siis head teeb, et mis selle see põhimõte on? Et ta on sellise koostisega, et ta aitab sellel parafiinil paremini imenduda. Et neid põhjapoore rikastada. Et ongi müügil siuke komplekt, kus on see õli ja siis on siuke spetsiaalne parafiin, nagu esmahoolduseks mõeldud.
et see nüüd tuleb siis siia peale veel omakorda kanda ja siis läheb suusk seisma, ütleme vähemalt 12 tundi võiks ta lihtsalt seista. Et siis toimub see nii-öelda protsess. Et üldiselt on siis niimoodi, et kui üldse hakata parafiini alla sulatama, siis võiks eelnevast nii-öelda parafiinist või määrest selle triikrao ära puhastada. Et seda saab teha lihtsalt mingi kas paberi või lapiga, et käid selle raua osa siit üle ja ongi lihtne. Samuti on oluline triikrao juures see, et ta nüüd oleks nii-öelda spetsiaaltriikraud, et mis on just määrde alla panemiseks mõeldud, et täiesti võib kodustes tingimustes lihtlabase triikrauaga seda töö ära teha. Täiesti piisab sellest. Ja muidugi oluline on, et õige temperatuuriga parafiini alla kandmine, et tavaliselt on need pakendite peal ilusti olemas. Et mida pehmem, seda väiksem temperatuur ja vastupidi. Et oluline on just, et mitte liiga kõrge temperatuuriga seda teha, et on oht põhi ära kõrvetada ja siis ei liibise need suusad ammugi mitte. Et jah, et tegelikult siin nagu midagi väga keerulist ei ole, et lihtsalt see parafiini ühtlaselt laiali saada, et noh, ma arvan, et iga suusafänn, kes on nii-öelda parafiinitanud, et see saab ka nagu kodus ideaalselt nii-öelda särgi triikimisega hakkama või teeb isegi naisele silmad ette. Et aga selle, mis sa praegu paned, selle konkreetse parafiini, siis puhul on ka see, et ta peaks seisma ikkagi see suuskund. Ja oleks kasulik lasta tal nüüd imbuda sisse. Üks 12 tundi, et näiteks õhtul teed ja järgmisel päeval võid jätkata uute protseduuridega, et siis juba selle ilmale vastava temperatuuriga valid parafiini ja kannad alla. Ja noh, kui just seda parafiini ei ole, siis piisab ka pehmematest tavalistest parafiinidest, ütleme -2, -7 lilla parafiin ja siis oleks mõistlik, ütleme pärast igat trenni algul 3-4 korda vähemalt seda protseduuri nagu korrata, et siis saab sama efektina. Suusad alt ära. Kõik. Nii. Pane suusk nii. Sa tahad oma suuskudest lahti saada? Tallad tuleb, või siis tallad. Suusa need põhjad tulevad siit otsast lahti, kui panna torgata sisse. Kordamine on tarkus ema, sellepärast sobib alati ka talvel teha kuivama treeningut. Nii klassikas kui uisus ja näitakski kohe mõlemad ette Eestimaa suusa huvilistele. Võtame siis kõigepealt, kuna meil täna on uisutehnikat rohkem, siis võtame alustuseks klassika. Ehk siis kuival maal, mida saab teha? Tasakaalu hoidmist, hooglemist. Vabalt, jalg puusast käima, käed õlgadest. Vastas käsi, vastas jalg. Natuke kallutame õlad ette. Mitte õieti, vaid õigesti. Nii, kuna meil on kõigil käpas, siis teeme siia ilusti paaristõukid ka vahele. Nii, ja vahelduvale tagasi. Üle ka vahelduvale, just. Nii, väga hea. Nii, ja nüüd koha peal. Vana hea suusatehnika, vahelduv tõukelise klassikasammu ABC. Puusale minek. Oluline on siit nii-öelda hooglemise käigus tekkiv nii-öelda liikumine tuua lihtsalt ja vajuda siia jala kohale. Ja tähtis on sinna ette püsima jääda. Ja nüüd siin täistala peal püsida. Et hästi palju tihti peale tehakse viga see, et minnakse kohe edasi ka musta maa peal. Et tuleb siin püsima on näha, jääda. inimesed on peegli ees kodus harjutanud juba aastaid seda liigutust. Ergo ei ole loomulikult. Ergo on meil jälle kontrollrühm, et mis saab siis, kui ei harjuta. Keksitakse siin kõvera jala peal. Puusast. Jala ette toomisel
kõige olulisem vahelduvas tehnikas. Kergitame natukene ennast siit puusast ülesse, et see sirge jalg mahuks teisest jalast mööda ja saaks ilusti siia libisema minna. Just! Niimoodi mõnusalt. Aga seda me võtame juba natukene detailsemalt klassikatehnika trennis. Järgmine telesaade Suusahullud on eetris juba 18. jaanuaril kell 20.00. Seniks kõikidele libedat suuska! Vabal ajal võtan vähe chillimat. Respekt. Pange vähemalt see must kinni. Saku, Eesti suusatiimi fänn. Kui kogu maailma internet raamatuteks trükkida, saaks neist riiuli, mis ulatuks 5 korda maalt Plutoni. Seda liigutavate elektronide mass on kõigest 56 grammi. Kõu toob kõik selle mängleva kergusega sinuni. Ükskõik kus kohas Eestimaal sa ka ei viibiks. Netiseadme üle Eesti leviva interneti ja sülearvuti saad vaid 498 krooni eest kuus. Liitu lühinumbril 1545 või veebis energia.ee.